siis lõpus puterdasid ära või? Ei, puterdamised. Räägi kõvasti. Algusest peale oli ilmselt valmiga kokku põrkest, oli rool nii viltu, et ei jõudnud otse hoida. Ja kogu sõidutempo selle peale ära laduski, et lihtsalt ei suut juhtida. Aga siin kurvis reporter ütles, et jäid seisma. Ei jäänud seisma. Lihtsalt nii viltu oli rool, et kurvetamisel keerasid rattad välja, pidurdas auto hoo kinni. Ja nüüd oled nii väsinud, et ei jõua välja ka tulla või? Jah, täpselt. Täitsa hästi. Automootoril on probleem otsatihendiga, saan aru? Jah. Sõitsin ettevaatlikult, et saada aegkirja. Ei tahta nullipoisiks jääda täna. Aga kuidas Marko Jogise õpetussõnad meeles olid? Meeles on kogu aeg, aga kasutada ei oska veel. Mitmes sa enda sõidus olid? Ei tea, et... Said hoiatuse? Kas asja eest? Ei usu. Tegelikult võis olla küll, ega seal äärmise raja pealt, kui lähed, siis ei pane seda joont tähele. Ja sõidab Nekse kaasa. Karjus peab siin väga hea stardi, nagu püssi kuulsid keskelt läks, võttis, ei teistel ei andnud mingit sõnaõigust. Audi Quattroga tuli ja praegu võttis väga ilusti selle väga hea positsiooni, et Karjus ees number 15 Jarmo saab teisel kohal praegu number 7 Risto Lepik, et sellises järjekorras minnakse. Saab näha, kuidas seal pikkadel sirgedel see Audi Quattro edasi käib, mida siis Priit Karjus ohjab, aga näete seal, Jarmo Võsa praegu teeb väga ilusasti ära. Ei ole midagi, hakkasime just plaanima vaatama, et kuidas see Audi seal liigub sirgetel, aga tundub ikkagi, et ei, võib-olla eks seal sirgel ei ole veel niisugust vastast, aga Jarmo Võsa praegu ilusasti tegi sealt sellel pikal sirgel Priit Karjusele ära. Ja Risto Lepik läheb ainsa sõitjana praegu sellel esimesel ringil Jokkerit võtma. Kas see oli tõsine märk sellest, et Jarmo Võsa on täna väga hea soos, et tegelikult Jarmo Võsa on siis väga erinevatel etappidel ennast kenasti enda kasuks pöörata ja just sõit selles mõttes enda kasuks pöörata, et sõit tervikuna, mitte ainult üks eelsõit. No Priit Karjus läheb praegu, teeb selle tempo ära, et läheb, võtab selle Jokkeri ära. Risto Lepik saab kõvasti ette, Jarmo Võsa praegu seda sõitu kindlalt
väga hästi praegu Priit Karjuse auto siin kiire asfaldi liialt lähedale ja liigalt ohtlikult lähedale ei jõuaks. No nii, Jarmo sai endiselt sõitu dikteerides 2 teistmeest rajal, nii Risto Leppik kui Priit Karjus on selle jokkeri läbinud. Jarmol on see võtmata, aga tegelikult praegu ei jõudnud vahekorda rajal, siis see väga selline positiivne. Aga kui me kas või eelmises sõidus nägime, et tegelikult Soeka ja Jarmo Pusal see jokker läheb ära võtta, seda ta peab tegema, muidu siit tulevad juba karistused ja need karistuse keegi võistlejatest kindlasti ei taha. No nii, Jarmo võtab selle jokkeri praegu ära. Risto Leppik tuleb sealt kõrvale, selgelt läheb hooguda natuke maha ja praegu näete, siiski see edu Jarmo Pusal ei olnud nii suur ja Risto Leppik praegu väga ilusasti hoidis ja suutis seda trajektoori enda jaoks hoida ja näete, Jarmo Pusal ära ja Jarmo Pusa teine ja Priit Karjus, kes tegi... Risto, räägi, kuidas oli elu esimese hiidivõit? Vinge. Ei, hästi palav oli ja auto käis hästi ja isegi käigud läksid sisse. Aga ei raske oli selles mõttes, et tihe rebimine käis. Et ma algul mõtlesin, et sellest Karjusest sai mööda, et ma mõtlesin, et Jarts on juba jokkeril käinud, et ma teine, kes vaatasin, et Jarts läheb viimasel kurvil jokkeris ja vaatasin, nüüd on võimalus ja siis ära tuli. Kas Marko Jogise õpetussõnad olid ka meeles? Ei, kindlasti. Asfalti peal kogu aeg mõtlesin selle. Kruusa peal, ma ei tea, seal on nii palju tegevust, et läheb meelest ära, aga asfalti peal kindlasti. Et kindlasti oli abiks. Kas aega ka tead, mis oli võrreldes teistega? Praegu viimast ei tea. Esimene hiid läks. Sõiduvigu ei teinud, aga auto läheb kuumaks. Ja siis no power, no game, no play. Ära nüüd tuia. Juhtisid pikalt, tundus, et tuleb sõiduvõit ära. Olekski tulnud. Kas arvad, et kõik jäi kuuma taha? Nojah, paneme nüüd seda vaatame. Viimased 2 ringi panin ALS-ita. Jokerist välja tulles lükkasin peale, et äkki on vähe rohkem vauhti, aga polnud enam abi. Ei vedanud välja? Ei vedanud ja raisk. Aga tiimikaaslase üle on hea meel? Loomulikult, selles suhtes tubli poiss on vist, uskumatu.
pehme. Aga auto nina on natuke katki, kus see juhtus? Vasta veskit läks, veski tuli, mul läks ise rajalt välja ja rajalt tagasi sõites, läks veskile pihta. Tundus küll vahepeal, et Andri Õun tuleb Jokkerist ära ja läheb, sõidab Risto Leppiku ette, aga Risto Leppik ikkagi väga tarka sõitu näitas ja ei olnud midagi teha. Koos ja läheb seest kurvist püüdma, läheb Andri Õun seest kurvist võtma ja saab kõrvale ja Risto Leppik hoiab kinni ja paneb Andri Õun väga osavalt. osast mööda, nii et Andri Õun selle sõidu võitnud. Risto Leppik teine ja Jarmo Usa kolmas. Väga huvitav pusimine kahe sõitja vahel, siis Andri Õun ja Risto Leppik. Enam-vähem võib rahul olla.
ise tegin paar viga, et no ütleme, Andri oli tegelikult mul selles mõttes ees, et ta oli Jokkeril juba käinud, et aga korraks, kui ma tast ees oli, siis ma tegelikult saanud teda katta, aga ma lasin ühe kurvi manu pikali ja siis hakkasime omavahel põiklema seal, aga ei olnud midagi hullu. Aga 1,5 ringi õnnestus Andrit katta ilusti. Jah, ütleme, ma peeglist ei midagi, ma sõitsin, katsusin lihtsalt võimalikult sees ja ideaalselt trajektoori hoida, et lihtsalt ta nina vahele saaks, aga lõpuks panin liiga hilja pidurit ja sinna ta läks. Kuidas füüsiliselt? Valdur ei jõua autost välja ronida? Ütleme, et füüsiliselt on kogu aeg raske, aga praegu on see kuumus selline tapab ära, sellised nii hull, siin telgi all on hulg olla. Lähed 3. eelsõitu ka? Ma ei teagi, ma pean mõtlema. Vaata. Andri, räägi, kuidas läks teine eelsõit? Enam-vähem jäin, ma ei mäletagi, kas esimesel või teisel ringil läksin Jokkerile. Korra viskas alt kurvist tulles, viskas libisema ühele külje peale, siis ma mõtlesin, et ei hakka enam tagasi painutama, et lähen käin siis juba Jokkeril ära. Aga Jokkerilt tulles jäin Risto selja taha ja siis 2 ringi üritasin seal suruda teda tagant. Ja ühes kurvis sai mööda ikka. See oli juba kannatus nii katkend, et mõtlesin, et lähen kas või läbi. Ja siis oli enam-vähem, aga rooli latiga oli probleem, et rooli võim oli hästi tal oli välja jookseda. Kas lähed 3. eelsõitu ka? Vaatame, mis siin praegu see tulemus on, et eks ta tuli kindlasti aeglasem praegu, aga no pole aeda. Kuidas teine eelsõit läks? Vauhti pääle, puudu on vauhti. Mis viga? Mis asi on vauhti veel võib-olla, on ju? Normal. Start läks tuksi sõitele, jah. Auto kuumaks ei läinud? Natuke läks ikka, aga mitte nii hullult kui ennem. Hoidsid ALS-i sees? Ei, lõpus võtsin korra välja, aga panin enne vinistit uuesti sisse, et saada järge sellele Ristole. Jokkeril käisid? Jah. 3. eelsõitu lähed? Ilmselgelt.